Me oleme külas Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuses, iga päev me siin neid käi, aga asjad, millega me igapäevaselt kokku puutume, on küll suurelt osalt tihtilugu seotud sellesama Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusega. Agne, me oleme arvuti taga, muud moodi see üldse käia ei saakski, kui me tahaksime midagi teada saada sellest, millega teie siin tegelete. Jah, kuigi arvuti ja internet tunduvad täna inimestele iseenesest mõistetavana, on siiski tegemist uute võimalustega, mis nõuavad ka spetsiifilisi oskusi ja teadmisi. Ja nõuavad ka raha. Just. Ja sellega siis meie Euroopa Liidu programm tegelebki, mis kannab siis sellist pikka ja keerulist nime infoühiskonna teadlikkuse tõstmine. Et meie programmi kogumaht on 50 miljonit krooni ja seda rahastatakse Euroopa Liidu regionaalfondist. Ja mis selle 50 miljoni krooni eest teha saab, ehk kuidas see raha teenib Eesti rahvast? Meie programm on keskendunud 4 peamisele tegevussuunale. Et üks neist on siis ID-kaardi tutvustamine, teine on riigiportaali eesti.ee tutvustamine, siis üheks prioriteediks on veel turvateadlikkus, ehk siis teavitame inimestele, kuidas käituda arvutis turvaliselt. Ja 4. võib-olla, mis nii väga ei puuduta tavalist inimest, on siis selline ametnikele suunatud tegevused, nagu on riigi infosüsteemide üldisem tutvustamine siis erinevate seminaride näol. Väga palju võiks puudutada inimeste sama riigiportaal eesti.ee. Inimesel peab olema muidugi endal ka peale hakkamist. Mida ta sealt leida saab? Kuidas see aitab teda? Jah, võtame lahti. Riigiportaal eesti.ee on tõepoolest siis üks meie keskkond, kus siis mida me tahame siis tutvustada inimestele, et inimesed teaksid, et millal iganes neil on vaja näiteks riigiga asju ajada, seda juhtub ikka aeg-ajalt. Seda juhtub päris tihti. Just. Ja selleks, et tõesti seda aega ja tegelikult ka raha kokku hoida, et nad saavad palju asju teha täna juba interneti vahendusel. Kõigepealt see portaal on suunatud siis tegelikult 3 erinevat sihtgruppi, et ongi inimestele, kodanikule, Eesti elanikele, keda me siis silmas peame, ettevõtjatele ja ametnikele. Et näiteks kohe praegu, mis see siin aktuaalne teema on, gripi koduse ravi soovitused. Mis on väga aktuaalne praegu. Just. Siis on info siin kohe näha töölepingu seaduse kohta. Aga võib-olla siis teenustest, et kõige populaarsem teenus on tegelikult hetkel oma e-posti suunamine. Et ma arvan, et väga hea, kui inimestel ikka töökohad ju aeg-ajalt meil muutuvad, siis on hea, kui on üks kindel e-posti aadress, et nimi ei pea seda muutma, et eesti.ee lõpuga. Mida tegelikult siin riigiportaalis inimesed kõige rohkem vaatavad või mida nad kasutavad kõige enam? Kõige rohkem huvitab ikka see, et milliseid andmeid riik on minu jaoks kogunud, et milliseid andmeid riik teab, et tõesti siin rahvastikuregistripäringuid, eluaseme kohta, mis aadress, millised sugulussidemed, ühesõnaga kõike seda. Ja miks ma ka soovitan võib-olla alustada sellest just on sellepärast, et parandada oma andmed õigeks, et võib-olla ammu on juba kolitud, aga aadress on ikkagi vana ja siis sellest tulenevalt ka valimisinfo ja kõik infojõude läheb sinna vanasse kohta, nii et selles mõttes ma soovitangi riigiportaaliga tutvust tehes kõigepealt just nimelt korrigeerida oma andmeid ja panna kõik need õieti. Kui palju on sellist dubleerivat materjali, mida leiab ka mujal portaalidest? Kindlasti on, aga see asja mõte ongi lihtsalt, et on koondunud kõik kokku siia, et inimene teab, et alati, kui tal on vaja suhelda riigiga, et siis see võiks selliseks infoväravaks jääda, et eesti.ee, et hea lihtne meelde jätta ja siis käia siin.